ei tea, kas pargib või on kinni jäänud. Ma kahtlustan teist varianti. Abimees! Oligi kinni. Tulin üles mäge ja vaatan, mingi mees tuleb ja Bobcat taga ootamas. Küsisin, et sinu auto seal või? Ja naeratas mõnuga. Aga ma küsisin, mis juhtus, siis ma ei saanudki ta inglise keeles päris hästi aru. Aga ta minu arust ütles, et I was driving like an idiot. Et noh, võib-olla see oligi põhjus siis. Sergo, sulle midagi? Tegelikult Märt ka. Aga Sergo rohkem. Mängin veits turistagi ikka. Katakombidesse siis. Täispilet 5 euri, aga mul on tudeng 3,50. Pup. Nüüd siis aru, kuhu minema peab. Sobib. Nice. Nüüd on kell 2:30 ja läheks lõpuks Tingli kaljudesse ja seal peaks otsima siis tänase ööbimiskoha. Väga kaua ei tahaks ringi seigelda, sest ilmateate järgi vaatasin, et järjest külmemaks läheb. Ja kuna ma siin kõndinud olen, siis riided on suht niiskad. Tegelikult tahaks neid kuskil tuulutada ja natukene kuivatada nii-öelda. Muidu on öösel päris külm. Täna öösel oli ka selline, et tegelikult oli soe, kuna ma selle tuulavarju tegin ka. Aga mingi hetk läheb ikka külmaks. Väljas äkki kuskil 10 kraadi. Siis ma kannatasin ära ja oli tegelikult lõpuks oli normaalne. Magasin tegelikult päris kaua, ma läksin vara magama. Ja ma arvan, et nii on iga õhtu, sest pimedas lihtsalt ei ole mitte midagi teha. Mul ei ole pealampi, telefoni taskulampi ei taha ka väga palju kasutada. Igalt poolt akut säästa. Kott selga ja minekut. Okei. Hommik. Öö oli pikk. Mitme äratusega. Vahepeal hakkas jahe, nagu ikka. Siis jäigi jahe. Kuni hommikuni välja. Umbes 5:30 juba lõugavad kuked siin all. Ja pärast seda ma lihtsalt tõmbasin kuidagi magamiskotti üle pea, et oleks siuke hämar ja lootsin, et päike tuleb soojendama, aga tegelikult päike on täpselt nii taga, et vaikselt varju hakkan nägema siin. Et paari tunni pärast võib-olla jõuaks siia ka see. Aga teen äratuseks ja soojenduseks kohvi omale ja siis vaatan, mis edasi saab. Et kell saab alles 8.
päike tuli pilve tagant välja ja tulin mina oma koopakesest välja ka, et natuke sooja saada, sest maru külm hakkas seal juba. Et viskasin praegu asjad täitsa suvalt kotti ja mõtlesin, et tulen siia päikese kätte paremini pakkima ja natukene sooja püüdma. Maltal siukest varianti nagu shortcut põhimõtteliselt ei ole. Et igal pool on sildid, et private ja no entry ja muidugi mäed. Et ma läksin, pigistasin silma kinni, läksin ühest privaatsest teest siis nii-öelda läbi. Vaadata, et kas ma ikkagi saan shortcuti kuidagi teha. Aga jõudsin sinna ka kuhugi nõlvale ja põhimõtteliselt silmaga ei seleta ära, et kas sealt annab kuidagi üldse minna. Ja seal oli ka tohutult näha igasuguseid maju ja igal pool no entry. Aga tulin tagasi, panen paarike tee peal, siis lähen tagasihoidlikult sinna, et kas te inglise keelt räägite. Sure. Ja räägivad täitsa ilusti. Seletasid, et tuleb läbi küla minna ja et muidu kõik teed on kinni ja ei saa. Aga arvasin, et ma olen Inglismaalt. Nii hea inglise keel või? Nice. Kõndimise peale oli puhkuse pausi vaja. Kell on juba alles 12 ja mul on peaaegu juba kella aktiivsust täis. Tähendab, et täis saada, siis peab umbes 15 kilti kõndima. Palju olen kõndinud, esimene päev kella järgi oli 27 kilti, teine päev oli 24 kilti. Et ma pean ettevaatlik olema selle kõndimisega, et niimoodi võib vormi veel saada. Teen siis söögipausi siia vahele. Puhkan natuke ja panen vast vibramid jalga. Tahaks sokis ka puhkust. Ja jah. Sellest on nüüd küll kahju. Võtab vähem ruumi. Kompaktsem. See koht toob mulle vist halva õnne. Esmalt, ma olen siin vaata seal plate peal, nägite küll. Joogitops kukkus alla. Okei, ei ole hullu, on ju. Pidin kossid lihtsalt jalga panema ja tüüt oli. Teine asi, spork murdus ära. Nüüd kolmas, hakkasin kummikommi sööma ja murdsin killu ära tagahambast. Aga mitte palju, hästi vähe, aga siuke terav on natukene. Et äkki peaks asjad pakkima ja edasi liikuma.